Nädal tagasi küsisime teilt, kuidas liikleksite teie sellises suures parklas. Minu mäletamist mööda peaksin kehtima parema käe reegel, aga tundub, et suurem tee on automaatselt peatee vääriline. Härra Tänak, kuidas kommenteerid siin toimuvat? Kas siin liigeldakse õigesti? Peab ütlema, et suurem osa juhte ei jälgi liiklusreegleid. Sellepärast, et siin tegemist õualaga, esiteks, on kiirus piiratud 20-le, jalakäijad võivad käia terve tee ulatuses. Ja jalakäija juures peaks autojuht hoo maha võtma nii palju, et ta liigub jalakäija kiirusega. Teine asi on see, et kehtib paremaga reegel. Ehk et paremat lähenevale sõidukile tuleb alati teed anda. Nii palju, kui siin vaatasin, 20 juhist üks täitis seda nõuet. Sellistel suurtel teedel tekib alati tunne, nagu see oleks peatee ja sellel liiklejatele peaks teed andma. Kas see on nii? Tegelikult ei ole, sellepärast, et kui liikluskord ei ole määratud, kellel on eesõigus, siis kehtib alati sama reegel, mis on paremaga reegel. Aga kuidas see parema käe reegel siis toimima saada? Mida mina saan teha? Toimima saab tegelikult niimoodi, et kui kõik seda täidaksid. Üks asi on eeskuju. Eeskuju on alati nakkav. Ja kui sina teekid niimoodi, nagu peab, siis hakkavad teised samamoodi. Ja kui ma nüüd siis ära sõidan, siis see tähendab seda, et mina pean andma teed nendele, kes tulevad paremalt, aga need, kes tulevad sealt vasakult mööda seda laia teed, peavad mulle teed andma. Täpselt nii see olukord on. Siis on kui õige.